Nii, aitäh ka minu poolt. Esiteks, nagu kõik teisedki, ütlen ka mina, et mul on äärmiselt hea meel täna siin teie ees olla. Mul ei ole avanenud siiamaani võimalust siin Center keskuses käia, et majas tehtud tuur oli tõesti väga meeldiv. Ja minu nimi on Kaspar Põder ja meie ettevõtmise nimi on Single Earth ja meie ütleme, et mets on tegelikult uus kuld, mida tuleks hoida ja kaitsta. Ja meie idee algas 3 päeva rohkem kui 2 aastat tagasi sellisel üritusel nagu Garage 48, mille teemaks oli Future of Wood. Ja enamus ettevõtmised ja ideed, kes seal kohal olid tulnud, mõtlesid välja erinevaid puidustooteid, kuidas puitu paremini väärindada, tehes erinevaid tooteid ja prototüüpe. Aga meie sõnum oli hoopis see, et puit on kõige rohkem väärt, kui ta metsas, kui ta toetab ökosüsteeme. Ja sealt meie idee algaski. Ja kuidas teha mets kullaks ja kuidas teha turul kaubeldavaks, on vaja see teha kullaks, sest kuld ja mets või see, mida mets teeb, on tegelikult väga sarnane kullale. Et süsinik, mida mets seob, loodusrikkus, mis metsas on, peaks ja võiks olla kaubeldav ja seetõttu ka likviidne. Ja selles protsessis on hästi oluline ka turvalisus, ehk siis see süsinik, mis metsa seotakse ja kus teisest otsast siis ettevõte selle ära ostab, siis see peaks olema väga raskesti võltsitav ja seetõttu me kasutame erinevaid tehnoloogiaid, et see protsess oleks võimalikult turvaline. Et aru saada, mida mets tegelikult teeb, kui palju süsinikku seob, kui palju seal on liigirikkust, selleks on vaja saada planeedist väga täpselt aru. Ja me oleme loonud digitaalse kaksiku, kus on täpselt näha, kui palju üks mets konkreetselt seob, mõnel juhul näiteks ei seo, et me näeme täpselt, kui palju mets konkreetses kohas süsinikku seob. Et tegelikult, kui tänasel päeval meie kodulehele lähete, siis tegelikult seal on võimalik ka täna juba seda testida, et ükskõik millise kohade planeedil ette võtate, Eesti, Läti, kas või Brasiilia, ükskõik kuhu te kaardil klikite, see kaart näitab, kui palju see süsinikku seob. See on olnud päris suure töö ja esimese versiooniga me oleme valmis. Ja praegusel hetkel tegelikult süsiniku turg on ju täiesti olemas, et ettevõtted ostavad süsinikku nii-öelda offseti selleks, et oma süsiniku jalajälge vähendada. Ja praegusel hetkel see turg on väga vähestele metsaomanikele kättesaadav, seetõttu on vaja see turg teha kättesaadavaks absoluutselt kõigile metsaomanikele. Praegusel hetkel metsaomanike sellele turule sisenemisel takistab väga kallis hind, et selle metsa sertifitseerimine olemasoleval turul maksab tihti tuhandeid, isegi 10 000 eurosi. Aga meie teeme selle metsaomanike jaoks tasuta ära, kuna me kasutame digitaalset kaksikut ja seetõttu meil on informatsioon selle metsa kohta juba olemas. Ja siin võrdlus looduse ja kullaga, et mõlemad on piiratud kogus ja tegelikult kulla väärtus tekibki sellest, et selle hulk on piiratud ja samamoodi tegelikult ka loodusega ja looduse puhul tõsiasi on see, et maailmas tegelikult looduse ja metsiku looduse hulk hoopis väheneb ja samamoodi kulla puhul on seda võimatu võltsida ja kasutades tehnoloogiat, mis tänasel päeval olemas on, me saame ka seda looduse puhul rakendada, et iga seotud süsiniku token, millest ma mõne hetke pärast räägin, et meil on alati informatsioon, kus see token pärit on ja seetõttu on ka neid tokeneid väga keeruline
võltsida. Ja kulda on võimalik väga lihtsasti turul müüa ja osta ja ka loodus tänasel päeval ja seda looduse seotud süsinikku tänasel päeval turul väga lihtne osta ja müüa ei ole, eriti siis metsamanikel seda turule müüa. Ja, nii. Ja meie anname loodusele digitaalse väärtuse, kasutades satelliidi andmeid, andmetöötlust, sest tegelikult metsade kohta on ääretult palju andmeid juba tänasel päeval olemas, need on vaja lihtsalt panna ühte süsteemi ja tänu masinaõppele on meil võimalik väga täpselt hinnata, mida üks mets teeb, kui palju see süsinikku seab ja kui palju seal on liigirikkust. Kasutame süsiniku mudeleid, meil on tänasel päeval tiimi liikmena süsiniku ekspert, kes on PhD ehk siis doktorikraadiga ja sellised inimesi meie tiimi järjest liitub. Ja me kasutame blockchaini tehnoloogiat, see tähendab seda, et kõik andmed, mis selle metsa kohta on saadaval, ütleme, et kui palju süsinikku seob, et need kõik on omavahel ühendatud ja seetõttu on see äärmiselt turvaline tehnoloogia. Ja me kasutame selleks, ütleme turul, me kasutame kulla ekvivalendina merit tokenit, mis representeerib 100 kilogrammi seotud süsinikku liigirikkasse metsa. Ja neid tokeneid siis ongi turul võimalik osta ja müüa ja kasutada, et oma ökoloogilise jalajälge hüvitada. Ja meriti tokenite ostjaid on siis kahte sorti. Ühes otsas on meil metsaomanikud, maaomanikud, kes neid tokeneid turul emiteerivad ja teises otsas on meil ostjad ja keda on laias laastus kahte sorti. Et ühed on need, kes ostavad ja kauplevad, et tegemist on vaba turuga, see tähendab seda, et igaüks võib neid merit tokeneid osta ja mõne aja pärast need turul uuesti müüa, näiteks siis ettevõttele, kes kasutab neid tokeneid selleks, et oma süsiniku jalajälge hüvitada. Ja siinkohal ma arvan, et on oluline märkida, et süsiniku offsetting või siis süsiniku hüvitamine ei tohiks olla ühegi ettevõtte selline esimene samm saamaks loodussõbralikumaks, et seetõttu ma olen siia toonud välja mõned sektorid, kellel on väga raske võib-olla süsiniku neutraalsus saavutada, sellepärast, et meil ei ole alternatiivset tehnoloogiat. Võib-olla üks kõige parem näide on lennundus, et meil on küll ettevõtteid, kes arendavad elektri jõul töötavaid lennukeid, aga see tehnoloogia on veel päris kaugel, et üle ookeanid näiteks lennukiga sõita elektri jõul, just siis reisilennuk või kaubalennuk. Ja tänasel päeval meie platvorm ei ole veel valmis, see market ei ole veel valmis, aga me oleme sellele väga lähedal, et kui te täna meie kodulehele lähete, siis saate ennast registreerida. Eelkõige me ootame registreerima metsaomanikke, aga ka ettevõtteid, investoreid, kes siis neid tokeneid turu avanedes osta võiks. Samamoodi me ehitame enda ümber sellist communityt inimestest, kes mõtlevad sarnaselt, keda huvitavad rohelised teemad ja kes tahaksid ka oma panuse anda Euroopa Liidu ja ka maailma kliima eesmärkide saavutamiseks. Ja rääkides metsaomanikest, siis me ei räägi siin ainult Eesti metsaomanikest, vaid see platvorm, mida me ehitame, hakkab tööle globaalselt üle kogu maailma. Ja meil on huvi olnud nii Eesti metsaomanike poole pealt päris suur kui ka välismaalt, sest tegelikult välismaale need kliimateemad ja see mõtteviis on jõudnud varem, nii et see ühiskond paljudes piirkondades on hoopis rohkem valmis rääkima metsast kui ökosüsteemist. Ja mõne aja pärast avame me metsaomanikele
platvormi, kuhu nad saavad sisestada oma andmed, mis on siis see nii-öelda marketplace'i üks pool, see müügiplatvorm, kuhu metsaomanikud saavad sisestada oma metsaandmed, kus me teeme vajalikud arvutused. Ja see on ka siis see vaade, kus metsaomanik näeb muutust oma metsas reaalajas, sellepärast et kõik, mida me teeme, hakkab toimuma reaalajas, et tehnoloogia lubab me tänasel päeval oma andmeid uuendada umbes 3 korda nädalas, sest me kasutame satelliidandmeid ja satelliit lendab umbes 2-päevase vahega üle Eesti. See tähendab seda, et me saame äärmiselt värsked andmed metsa kohta. Tänasel päeval meie tiimis on 27 inimest, ehitame, siin on pildi midagi natuke viltu läinud, et meil on tiimis tänasel päeval 27 inimest ja me oleme ehitamas 15-liikmelist teadlaste tiimi oma ettevõttes, kellest praegusel hetkel meil 5 tükki oleme juba, 5 inimest on juba tänaseks liitunud, kellest 2 on doktorikraadiga. Meil on 7 rahvusest inimesi, kes räägivad kokku 12 keelt ja meie üks hästi oluline selline väärtus ettevõttes on see, et me oleme küll väga noor startup, me oleme 2-aastane, aga meie inimesed selles ettevõttes on väga erineva vanusega, väga erinevate taustadega, et meil on siin 24-aastased kuni 57-aastased, et see tähendab seda, et meie kogemuse pagas on väga lai. Tegevjuhiks on Merit Valdsalu, kes on Pipedrive'i taustaga, juhtis seal lokalisatsiooni ja Andrus Aaslaid, kes on Eesti e-riigi arenduse taga olnud. Ja siin ma siis praegu lõpetan.